Kui sa soovid osta endale autot, muidugi, mis rumal küsimus see üldse on. Tänapäeval, kus meie karistusseadustikus on auto ostmine tõlgendatud ära juba sisuliselt väärteona ja mis on iga-aastaselt karistatav automaksude ja aktsiisidega ja mille täitmata jätmisel või maksmata jätmisel on kindlasti oodata ka mõni mõnus vanglakaristus. Seega on kindlasti tänapäeval üks korrektne euroopalasel viimane mõte, mis talle pähe tuleb, auto ostmine. Kuid minu teada meie valitsus pole veel hakanud menetlema unistamise maksustamist. Ma võin küll eksida ja selline maksuidee võib olla juba tagatubades väljatöötlemisel, kuid kasutame ära seda väikest ajaakent, et unistada mõnest autost, kuid ärme unista liiga kõrgelt, sest võib-olla peale seda hakatakse tagantjärele ka mõtteid maksustama ja seetõttu on väga raske unistada mingist Ferrarist ja unistame mõnest ilusast, lihtsalt keskklassi autost. Näiteks eestlaste poolt palavatult armastatud Toyota Avensisest ja tunnistamine poleks liiga ühekülgne ja maailma käsitlus ka liiga ühepoolne, siis toome siia võrdluseks ka ilusa ja lummava aegumatu Mazda 6. Seega tervitan ma teid vaatama kõige esimest ja loodetavasti mitte kõige viimast autovaate saadet. Aga kui sa soovid endale osta seda veetlevat Mazda 6, huvitaksin, ma arvan kindlasti selle auto ajalugu natukene, nii nagu sa lähed ostma endale korterit või maja ja sind huvitab, kes oli eelmine omanik. Ja samuti on väga huvitav ajalugu selle Mazda 6 kohta, ehk see 3. põlvkonna Mazda 6 nägi ilmavalgust esmakordselt 2012. aastal, kui teda esitleti Moskva autonäitusel ja ta võlus kohe paljude südameid oma võimekate mootoritega, millel nimeks Skyactiv tehnoloogia, Kodo disainikeel. Samuti sai ta parima auhinna disaini tiitli, kuid ta ei saanud paraku nii edukaks, kui ta oleks võinud saada, võib-olla oma kõrgema baashinna tõttu ja ka selle tõttu, et linnamaasturid olid juba oma alastamatu pealetungiga pihta hakanud. Sellest hoolimata sai Mazda 6 3. põlvkond esimese mudeliuuenduse 2015. aastal ja teise 2018. aastal ja see auto siin, milles me sõidame, ongi sisuliselt täpselt samasugune, nagu ta 6 aastat välja tuli, mis tähendab kokkuvõttes seda, et see 3. mudelipõlvkond on olnud tootmisliinil juba ligi 12 aastat, mis on eriti palju ja kõik ootaksid ilmselt põnevusega uut mudelit, kuid ilmselt, nagu kõik on näinud, on ju paljud selle klassi autod hääbunud ja Mazda 6 on üks viimane, mida veel pakutakse ja seega ongi uus mudel siiani jäänud tulemata ja tegelikult ja uue mudeli prognoosid olid tegelikult vägagi kõrged ja kohe varsti, kui me jääme seisma, ma näitan teile midagi vägagi kurba asja, mida ma arvan, et mis paneb teid kindlasti nutma, aga püüdke hakkama saada, aga vaatepilt on tõepoolest kurb. Ehk tõepoolest, siin on kuvand, see on kunstniku nägemus 4. põlvkonna Mazda 6-st, mis paraku tundub, et jääb tulemata. Nagu me teame, siis uued Mazda linnamaasturid on saanud endale tagaveo vägevad 6-silindrilised mootorid ja kõik võimekad varustused ja asjad ja seetõttu unistasid kõik fännid, et uue põlvkonna Mazda 6 oleks palju ägedam ka selline 6-silindriliste rida 6 mootoritega ja tagaveoga, kupeeliku kerega ja paljuski Mazda on tegelikult andiski lootust juurde, väites, et see auto ongi tulemas ja tulemas, kuid paraku seda autot ei tulnud ja mis teha, ma ei tahaks seda puruks lebida, kuid kuidagi tuleb see eemale visata ja selle aasta alguses jaanuaris teataski Mazda, et lõpetab Mazda 6 tootmise ja kahju küll, aga ostke meie linnamaastureid. Ja võibki meelde, et kas see ongi kurikuulsa Mazda 6 kurb lõpp peale nii pikki tootmisaastaid, kuid jaanuaris, kui Mazda teatas, et tootmine lõpeb aprillis Jaapanis ja kellele ei sobi, siis ostke meie linnamaastureid ja mingit paraku sellist järeltulijat, nagu ma näitasin seal interjööris, ei tule.
hakkas paraku rahvas sellele õnneks vastu ja rahvas ütles ja hüüdis ilmselt oma mõtetes, et korrata ja ka ajakirjandus avaldas oma nördimust ja inimesed kirjutasid kommentaariumites, et kas see ongi tõesti nüüd kõik, kas viimane ilus veetlev sedaan kaob tootmisest ja õnneks suutiski rahvas Mazda 6 tagasi lavale paluda ja Mazda paari päeva hiljem muutis oma plaanid ringi ja otsustas mudelit edasi toota. Ja kui sa nüüd mõtled, et väga tore, ma võingi võib-olla aasta või 2 pärast minna ja endale ikkagi osta selle uue veetleva Mazda 6, siis tegelikult see päris niimoodi ikkagi ei ole. Me peame sellest aga avaldama tänu meie kallile Euroopale, Euroopa Liidule, sest et Euroopa Liit ütleb, et paraku see Mazda 6 on liiga vana, ta on liiga kaua tootmisliinil olnud, mis tõttu ei vasta ta enam uutele ohutusnormidele ja heitmenormidele, mis tõttu tuleb olla tõepoolest äärmiselt tänulik Euroopale, et nad on meie ees selle raske otsuse ära teinud ja kaitsevad meid, et me ei peaks sõitma saastava autoga, mis ei vasta ka uutele igasugustele normidele. Kuid sellegi poolest on näiteks nõus austraallased kuulama Mazda 6 lugusid veel mitu aastat ja neil õnneks mingeid selliseid norme ei ole, kuid meil on tõepoolest tulevik sünge, tulevikus on vaidujad suured ja kobakad linnamaasturid. Ja te võite ju mõelda küll, et linnamaasturid on igavesti toredad autod, kuid kui teil on äripartner, kes teab teie tehingute kohta võib-olla natukene juba liiga palju ja teil oleks vaja kuidagi teha, et täna nii palju ei teaks ja seda informatsiooni ei avaldaks, on teil igavene keeruline lugu sellest probleemist vabaneda linnamaasturiga. Kuidas teda panete linnamaasturi pagasiruumi, kuidagi hakkate aknaid üle kleepima, et teda ei oleks tagumistest akendest näha. Noh, see ju äratab kahtlust ja nii ongi kõigega lõpp. Aga sedaanautol on väga lihtne. Paned ta lihtsalt pagasiruumi, viita mõnda kohta, kas räägid mõned asjad selgeks, kas lõplikult selgeks või ise vaatad, kuidas sa lahenduse leiad. Kuid see on tõesti sedaanautode puhul väga hea, aga õnneks saan mina nüüd siit välja ränida. Oota, Brigitta, see... Ma ei tea, kuidas, aga ma olen ikka kuidagi elus. Kuidagi ma sealt välja sain, aga see selleks. Kui rääkida päris faktipõhist juttu ja ikkagi reaalsetel teemadel, siis on asjaga niimoodi, et Mazda 6 sedaanversioonil avaneb luuk täiesti nagu sedaanil, mitte nagu Peugeot 508, mitte nagu Škoda Superbil, millel see avaneb nagu luukpäral. Ja siis sa ei teagi, kas sul on luukpära või mis asi sul on. Siin on kindlalt sedaan ja 480 liitrit on pagasruumis mahtu ja siin on ka topeltpõhi, tagavararatas siin ei ole, aga siin on rehvi paranduskomplekt ja kui sa oled väga tark inimene, siis võib-olla sa oskad sellega midagi ette võtta. Aga kui sulle jääb sellest väheks, siis sa saad võtta universaalkirjaga Mazda 6, sa saad võtta selle kas kasutatud autodest või ikkagi uuena osta ja siis on pagasiruumi 40 liitri jagu rohkem. Kuid universaalmudeli puhul tuleb arvestada seda, et kui sa lähed ja ostad selle endale uuena, siis oled kindlasti sa teinud oma elu kõige parema, kindlasti kõige parema otsuse, kuid universaalkirjaga Mazda 6 näeb tagant täpselt samasugune välja, nii et liikluses pole aru saada, kas tegemist on 2013. aasta autoga või nüüd 2024. aasta autoga. Kuid sedaanil, nagu näha, on 2018 aasta faceliftis tulid vägevamad sellised äratuntavamad tagatuled ja veel enam on ka ehtsad väljalasketorud. Ehk just tänapäeval on ju igasugused uued Mercedesed, kus sul pole ehtsaid väljalasketurusid, aga siin autol on need täielikult olemas. Esiosa disainist räägib kõike juba 12 aastat tagasi tulnud Kodo disainikeel, mis tähendab hing ja keha ühes olemist, kuid muidugi on seda disaini palju edasi arendatud ja selline vaade on ikkagi 6 aasta tagusest faceliftist ja tõepoolest on äratuntav, et kogu see nagu mõte, et hing ja keha on ühes, et on esituled, on funktsionaalne iluvõre, radiaatori võre, mingeid kohti pole üleliigseid ja samas oli ka viimase faceliftiga see, et ära kadusid udutuled. Mazda küll ütles, et neid ei olegi vaja, et esituled on piisavalt teada, et udutulesid pole vaja, aga eks seda igaüks avastab pimedas, kui mitu konna on tee ääres siis rohkem surnud. Mis puudutab aga tagaistme ruumikust, siis muidugi teie BMW X7-ga on või millegi sellisega on midagi raske siin võrrelda, kuid ilusale sedaanautole kohaselt on siin tegelikult jalaruumi enam-vähem piisavalt. Muidugi on vähevõitu ja
ei saa siin jalga üle põlve visata või midagi sellist, kuid on olemas siin ka täiesti ventilatsiooniavad ja tagaistmete ala on ka üpris avar. Pearuumi on ka normaalselt, kuid ma arvan, et kui ma oleks mingi 10 sentimeetrit pikem, siis mu pea peaks juba tooma rohkem ohvreid sellele langevale katusjoonele, kuid sellega väga muret ei ole. Kuid mida peab arvestama, et inimene, kes tahab siin keskel reisida, siis sellel on kindlasti ebamugav, sest et ma ühte jalgasid ka praegu õieti üle ei saa ja seda kõike selle suure Kardaani tunneli pärast, kus jookskevad heitegaasid igasugused, ma ei tea, mis trassid ja voolikud. Mis puudutab Mazda 6 interiööri, siis ka uusi autosid vaadates minule meeldib see Mazda 6 interiöör nagu väga selle tõttu, et siin on kõik olemas juhtnuppudega eraldi kliimapaneel, 8-tolline multimeediasüsteem pole eriti suur. Selle Mazda puhul on võimalik seda juhtida nii selle valitsaga siin kui ka puutetundlikult, kuigi osade Mazda uute mudelite puhul on võimalik seda ekraani juhtida ainult selle valitsaga siin, sest et Mazda ütleb, et selle näppimine sõidu ajal paratamatult viib juhi tähelepanu minema ja hangib pöösas ja kõik. Ja tõepoolest väga palju on siin rõhku pandud, keskkonsool on suure sellise asetusega, teda saab ka manuaalkäigukastiga, kui järelturul leidub neid üsna vähe, sest et seda sai kõige odavamale varustusele. Ja mis puudutab, on muidu need kangastistmed, kui on võimalik paremas varustuses saada, veel on võimalik või on järelturul mustast napanahast või punasest napanahast istmed või isegi 20 aasta juubeli erimudeli puhul ka beesist napanahast istmed ja võimalik on saada ventilatsiooniga esiistmeid ja isegi tagumisi soojendusega istmeid ja igasugused muidugi juhiabisüsteemid on tal ammu kõik olemas ja mis mulle väga meeldib, on tal ka esiklaasi näidik olemas ja tõesti, see moodustab väga-väga ilusa nagu terviku ja ei tundu absoluutselt, et tegemist oleks mingi vanema autoga, kuid ainukene asi võib-olla mida etteheita on see, et sellises natukene kesisemas varustustasemes näeb see kõik natukene liiga hallivõitu välja. Mazda 6-ga sõitmine on vägagi mõnus ja vägagi rahulolu pakkuv. Peamine, mis teeb selle mõnusaks, on see, et on tunda, et ta on rõhku pandud sõiduomadustele, rool on väga täpne, väga palju tagasisidet andev ja absoluutselt mitte kuidagi ujuv. Et seda ei saa kindlasti öelda, mulle meeldib see kiirus, mida digitaalselt tähendab sellele esiklaasi näidikule näidatakse. Kõik on väga nagu juhi ümber koondatud ja vägagi mõnus ja tõepoolest midagi nagu etteheita väga ei ole. Kuigi mida peab arvestama on see, et tegemist on ikkagi suure autoga, mis on ka ju mõeldud Ameerika turule, mis tähendab seda, et ta on selline natukene laevalik, natukene suur, gabariidid on suured, sa pead arvestama sellega, et pöörderaadius pole just kõige väiksem ja igasuguste selliste asjadega tuleks olla nagu tähelepanelik. Ja mis on Mazda 6 puhul eriti nauditav, on see käigukasti ja mootori töö, mis tähendab seda, et tal on 6-käiguline klassikaline automaatkäigukast, mis tähendab seda, et käiguvahetused on kõik ehtsad ja ei ole mingi variaator käigukasti, mingi siuke kummipaela efekti, mis tähendab ka muidugi seda, et kõik variaator käigukasti probleemid jäävad kaugedele mägede tagusele alale ära ja asi on ka selles, et tal on ka suurem vabalt hingav bensiinimootor, mis tähendab küll seda, et võib-olla ta ei ole küll kõige kiirem, aga ikkagi, kui sa gaasipedaali vajutad, siis kohe see jõud rakendub, et ei pea ootama seda, et millal mingi turbolaadur annab mingi heakskiidu. Ja mis puudutab selle Mazda 6 igapäevast kasutamist, siis ma arvan küll, et kõik inimesed võivad jääda taga rahule selle tõttu, et esiteks siin on väga mugav sõita. Võib-olla istmed võiksid pakkuda paremat külgtuge, kuid ikkagi kõik näidikupaneel on, kõik analoognäidikud, kõik selged, mingit üleliigset informatsiooni ei ole. Mis mulle väga meeldib on ka see, et rajaavingid abilised ja igasugused juhiabid ei ole absoluutselt kuidagi häirivad. Ehk et ta seal esiklaasi näidikupaneelil, ta näitab seda, kui ma lähen natukene joone vastu, aga ta näitab nagu rahulikult, et püsi ikka joonte vahel ja kõik kiiruspiirangud ka on kõik, et ta ei ole nagu siuke hüppab või kuidagi selline, et issand, mis sa nüüd teed või kõik on nagu vägagi selline nagu rahulolu pakkuv ja muud pole öelda. Puhtatõulisus on tõepoolest kõige parem, sest et selline puhtatõuline torihobune, ta ei pruugi olla küll kõige sportlikum, kiirem, väledam, ilusam, kuid sa tead, et ta omab oma esivanematele
omast ustavust, töökindlust ja seda, et ta veab sind igalt poolt kindlalt läbi ilma kõhkluseta ja et ta võib sulle naeratada vastu ka 70 aasta pärast hiljem ka siit samast karjamaalt. No muidugi erinevate tõugude kokkusegamisel võib saada väga huvitava tulemi, mis võib olla huvitav, kiire ja sportlik, kuid kas see on ka sama ustav, sama töökindel kui ka üks Satori hobune? No seda ilmselt arvavad vähesed ja täpselt sama asi on ka auto mootoriruumis. Ehk nii Jaapani mõlemad autotootjad, nii Mazda kui ka Toyota on jäänud kindlaks puhtatõulistele, vabalt hingavatele jõuallikatele. Nii selle Mazda 6 puhul tuksleb mootoriruumis truult 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor. Ja muidugi saaks erinevate turbode ja hübriidajamite kokkusegamisel palju suurema võimsusega mootori, kuid kas see on ka sama töökindel, sama ustav? No vaevalt küll. Ja täpselt sama on ka Toyota puhul, et ka Avensis on jäänud kindlaks täiesti tavalisele vabalt hingavale bensiinimootorile, ei mingit hübriidi, ei mingit turbogeneraatorit. Täpselt sama ustav ja töökindel kui ka üks vana hea Tori hobune. Kui see tuli välja juba 12 aastat tagasi, siis see mootor oli kõige suurem seeria tootmises olev kompressiooni astmega mootor. Ja Mazda leidis viisi, kuidas panna sobima, et siin ei tuleks mingit tõrkeid. Ja see tähendab omakorda seda, et mida tähendab see suurem kompressioon mootoris. See tähendab seda, et jõudu on rohkem. Sellel 2-liitrisel vabalt hingaval bensiinimootoril on 121 kilovatti ehk 164 hobujõudu. Kui samas Toyota Avensisel, millel ei ole mingit kõige suuremat kompressiooni või midagi sellist, on täiesti tavaline 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor ja võimsust vaid 112 kilovatti ehk 152 hobust. Ja kui puudutab veel mootoreid, mis sellel oli, siis sellel Avensisel oli ka 1,8 liitrine, 148 hobujõuline mootor ja 1,6 liitrine bensiinimootor, kõik vabalt hingavad, mis oli vaid 97 kilovatti ehk mingi 132 hobusega, kuid see kõige nõrgem mootor oli vaid algvarustusel. Ja Mazda 6 puhul oli võimalik saada ka 2,5 liitrist vabalt hingavat mootorit, millel juba ligi 200 hobujõudu. Ja tegelikult seda Mazda 6 oli võimalik saada ka 2,2 liitrise turbodiisliga, kuid Eestis on neid üsna vähe. Ja mis puudutab veel Toyota Avensis, siis sellel oli ka BMW poolt toodetud diiselmootorid ehk 1,6 ja 2 liitrine, millel jõudu kõik mingi umbes alla 100 kilovatti või natukene peale ja mis paraku pole nii töökindlalt kui Toyota enda mootorid. Teate mis, ma väidan seda, et ligemale 10 tagasi uued automodelid, mis välja tulid, nägid tol hetkel palju uudsemad välja kui uued autod, mis praegu tulevad. No praegu tulevad uued autod, sul on juba teada, leedriba on ees natukene suurem ja ekraan sees veel paari tolli võrra suurem ja ongi kõik. Aga 10 aasta eest sai tõesti nagu vägagi efektsed mudeli uuendused, eriti oli näha see LED tuledes ja mis on sellised väga efektsed ja mis on eriti just Avensise puhul äratuntavad, kuid ehk LED tuli võimaldas seda, et sai tulepinda palju paremini ja huvitavamalt ära kasutada 10 aasta eest. Ja teine huvitav asi, mida on Avensise puhul näha, on selline, mis autodele tekkis, selline nagu butafooriline disain, mis tähendab nagu seda, et auto on nagu kunstiteos kaugelt vaadates, ta tundub väga nagu lahe, aga kui kunstiteosele minna lähemale maalile, siis ta võib tunduda hoopis kuidagi igavam või kuidagi veider ja sama on Avensisega kaugelt, ta tundub väga lahe, nagu tal oleks eriti paljusi lõpusid, kus ta kõik õhku ammutab peale. Tegelikult need osad siit mingit õhku ei tule, see on lihtsalt butafooria, samamoodi siin ja samamoodi see iluvõre siin pole mingit ava ja ainult õhku püüab siis saada siit ehk et selline huvitav disain ja tegelikult tänapäeva autodel on selliseid disaine väga palju, see hakkas tulema just 10 aasta eest. Ka tagaosas on näha vägagi vägevad LED-tuled, just nagu sellised LED-tuled, mis olid Avensisel omased ja omamoodi on kurb, et selliseid nagu huvitavat LED-iga mängimist tänapäeval nagu nii palju enam ei ole. Aga pagasirumist vaatavad vastu jooksutossud, esmaabikott ja vihmavari. Hello Kittiga, midagi sulle või, Brigitta? Aga olgu peale.
509 liitrit pagasiruumi, mis on omajagu rohkem kui Mazda 6-l ja Universaalil tähendab seda, et Universaalil on juba seal 49 liitrit, nii et tõepoolest ruumi on seal väga palju, mis tähendab seda, et võib minna rahulikult sinna sisse. Jah, oota ära kinni pane, jumala eest. Brigitta! Tagaistmetel jällegi, no mõnele linnamaasturi omanikule võib tunduda siia istumine täielik inimõiguste rikkumine, kuid tegelikult ruumi on siin jällegi ikkagi suhteliselt palju ja suhteliselt kena on ka see tagaistujate alla, mis siis, et siin ei ole mingit eraldi kliimapaneeli ega istmesoendusi ja ning siin on olemas topsihoidjad ja isegi suusaluuk, nii et kõik saab tehtud ja mis on eriti positiivne Avensise 3. põlvkonna puhul, mis tuli juba 2009 välja, on see, et põrand on sile. Kardaani tunnel suudeti ära kaotada, mis tähendab, et ka keskmine reisija võib täiesti inimväärselt siin sõita, mis on omamoodi ka kurb, sest et tänapäeva autodel on ikkagi kõikidel see suur Kardaani tunnel, nii et isegi kui sa lähed ostma endale mingi 70 kiloga uut 5. seeria Bemmi, siis seal ka keskel laiutab tõeline triumfikaar, mis muudab istumise eriti keeruliseks. Mis te kindlasti mõtlete, et miks ma BMW mütsi kannan, no sellest ma räägin natukene hiljem. Aga mis puudutab Avensise interiööri, siis ka 2015 aasta viimaseks jäänud mudeliuuendus tegi Avensise palju-palju paremaks ja palju rohkem autoks, mida tahad meenutada. Ja interiööris samuti lisandusid siia igasugused juhiabisüsteemid ehk kiiruspiirangute tuvastus ja samuti hädapidurdussüsteem, mis töötavad väga hästi ka 9 aastat hiljem. Ja samuti 7-toline näidikupaneel Toyota Touch 2 Go ja ka üsna selge pildiga ja samuti ka navigatsioon oli juba olemas küll ainult paremates varustusastmetes ja ka keskel siin oli 4,2-toline paneel ja siin vägagi ilusad kõik sellised analoognäidikud. Ja nagu ma ennem ütlesin Mazda 6 puhul, Mazda 6 see kogu interiöör näeb eriti äge välja, aga natukene allivõitu. Ja Mazda, tähendab Toyota puhul oli see, et Toyota ütles Avensise väljatulemisel sellel mudelil, et seda Avensist ostavad nagunii üle 80% ärikliendid, nii et see uuendatud Avensis püüti tõesti teha äriklientidele nagu silmas pidades. Ja see tähendas seda, et isegi kui sa ei olnud nüüd nagu mingi tõesti firma tipptöötaja, kes sai lubada endale seda premium varustuses autot, millel on mustad nahkistmed ja igast muud premium helisüsteem ja wifi ühendavus ja mis kõik veel, siis ka madalamates varustustes olid Alcantara nahaga erinevad toonid, eks sa said kas valget, kollakat tooni või oranži tooni, nii et ka mingites madalamates varustusastmetes Avensise omanik võis täiesti rõõmsalt ennast tunda ja täiesti natukene ka värvikalt. Mis puudutab Avensisega sõitmist, nagu ma ütlesin ennem või nagu te juba märkasite, kannan ma millegipärast BMW mütsi ja sellel on väga hea põhjus. See põhjus on see, et kui natukene jälle ajaloost rääkides, siis 2012. aastal, kui tuli välja Toyota Avensise 3. põlvkonna esimene facelift, siis Toyota ütles, et Avensise faceliftil on ülesanne väga lihtne, lihtsalt säilitada olemasolevad head müüginumbrid, kuid vahepealsete aastatega võimendus linnamaasturite alastamatu pealetung, nad olid vallutanud juba Honda Accordi jahimaad ja olid sõja kuulutanud ka Avensisele, seega mitu aastat hiljem, et Avensis oleks siiski relevantne ja ikkagi müüks, oli vaja midagi enamat ja Toyota pöördus Bayeri mootoritehas ehk BMW poole, et nad aitaksid uuendatud Avensist teha. Ja BMW nõustuski ja samal ajal, kui Toyota tegeles disaini ja kõige sellega, mis ma ennem rääkisin lisamisega, siis samal ajal häälestas Bayeri mootoritehas Avensisel paika roolisüsteemi, vermikut ja vedrustust ja andis ka oma diiselmootorid, kuigi need polnud nii töökindlad, aga tõepoolest on tunda, et see auto on natukene midagi enamat ja see on eriti tunda siis, kui sa oled sõitnud ka vanema Avensise mudeliga, mida mina olen teinud ja ta ei ole küll mingi eriti sportlik, aga on tunda, et ta on midagi enamat ja ta on nagu midagi sellist, mida paljud sellised ärikliendid soovivad, et jah, nad ei jõua osta endale BMW-d, aga samas need Avensis on ka täiesti piisavalt rahuldust pakkuv ja seda ta tõesti on. Ja muidugi ta ei ole nii sportlik või nii tundlik nagu Mazda 6, aga ajab asja täiesti ära ja tõepoolest see 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor on täiesti piisav. Muidugi, millega tuleb arvestada, on see, et tal ei ole klassikalist automaati, tal on variaator käigukast, mis tähendab seda, et käike pole justkui
ja see kast pole nii töökindel, eriti algusaastate Avensisel 2015-16 oli selle kastiga probleeme, ka siin autos see kast on ära vahetatud ja parandatud ja oi. Nii et tõepoolest sellega tuleb arvestada, aga nüüd ma võin teile ka demonstreerida, proovime, kuidas suudab see Avensis manuaalselt käike imiteerida, kuigi tal tegelikult käiguvahetust ei tohiks olla, aga ta siiski suudab roolil olevate labadega seda teha. Nüüd on teine käik sees, kolmas käik, kiirus on 60 km tunnis, nüüd neljas käik, kuigi käike tegelikult pole, aga ta mõtleb neid käike ise välja, nii ja 80 km tunnis ja lükkame viienda käigu ja tegelikult kiiruspiirangud tulevad sisse ja 90 on siin kiirus, nii et hakkame, tegelikult ma ei oska hästi manuaaliga sõita, nii et paneme drive'i tagasi, palju lihtsam. Mõtle, kui sa saaksid päris manuaaliga ka, et ühel hetkel läheb keeruliseks ja paned automaadi tagasi. Aga tõesti, ta suudab isegi pakkuda natukene käike imiteerida ka juhile, kes tahaks tunda natukene veel enam sportlikkust lisaks sellele, mida BMW suutis talle pakkuda. Kuid siiski Toyota Avensis, kui ta tuli välja siis 2015, siis aasta hiljem ütles Toyota, et nad on tõesti Avensise müüginumbritega väga rahul, toode läheb nende jaoks hästi, kuid me mõtleme, et kas järgmine asi peaks olema jälle üks Avensis või sobib rahvas midagi uut, ehk linnamaastureid ja selle muudab kurvemaks üks fakt, nii et me peame kahjuks jälle korra seisma jääma, et näidata teile ühtegi kurva asja, mis paneb teid ilmselt jälle kurvastama, aga midagi pole teha. Elus on ka kurbi ja raskeid hetki ja praegu tuleb üks selline hetk. Ehk tuleb avada jälle kindlalaegas ja näha, mis siin on. Siin on 2017 aasta alguses ilmusid esimesed pildid uuest 4. põlvkonna Avensisest, mis oli aga väga varajases, nagu näha, arendusfaasis. Kuid siiski seda autot millegipärast ei tulnud ja selle võib ka minema visata. Ja tulidki uued linnamaasturid peale, aga õnneks tõi Toyota asemele siiski Ameerikas Toyota Camry, nii et siiamaani inimesed, kes tahavad ilusat sedaanautot, saavad osta endale Avensis asemel uue Camry, mis suudab pakkuda kõike seda, mis Avensis ja muidugi natukene ka rohkemat. Ja teid kindlasti huvitab, et mis on lõppjäreldus, kumb auto nendest on parem, kumba eelistada, kuid tegelikult mõtlen teile, ma magasin öö ära ja ma mõistsin seda, kui suurt kahju need autod mõlemad keskkonnale põhjustavad, kui palju nad saastavad ja mis kõike veel. Nii et mina leian seda, et ma mõistan tegelikult ka nüüd peale sellist magamist ja selgust, et eraomandi kahjulikkust ja selle mõju ja ma saan aru, et see, mis ma eile tegin, selle eraomandi siin süüdimatu propageerimine 2 auto näol, oli kindlasti lubamatu tegevus ja pani teile kindlasti palju mõtteid pähe sellest, et te soovite nüüd minna ja hakata neid ostma või kas kasutatult või isegi uuena. Nii et tõepoolest kuidagi ma pean ju oma patu heastama, oma indulgentsi välja teenima ja mis saaks olla parim lahendus sellele, kui propageerida ühistransporti maakohas. Ja näita mind. Tule. Ja te arvate, et miks ma nüüd ei läinud selle bussi peale, kuid ma nägin järjekordselt sellist natukene arusaamist või kui mitte öelda ilmutust. See buss seal sõidab täiesti keskkonnakahjuliku diiselkütusega ja ennem seda, kui bussid ei ole pandud siin liiklema täiselektriliselt, ei saa ka mina ühegi sellise bussi peale minna, sest et ka sellise bussiga sõitmine oleks ju täiesti suur kuritegu. Nii et aga kuidas ikkagi heastada oma asi, et ma nii palju propageerisin neid sisepõlemismootoreid ja ka monstrumeid. Ma arvan, et parim viis on selleks lihtsalt propageerimiseks täiesti tavalist kondimootoril liikumist siit Tallinnasse. Nii et ma soovitan teil kõigil jätke autot selja taha, jätke ühistransport selja taha. Kõik on kahjulik ja hakkake lihtsalt iseseisvalt liikuma. Küll te kunagi kohale jõuate.